tere tulemast minu kanalile, kell sai just 10 ja nagu teada, aeg on siis rewardide jaoks. Division Rivals see nädal olin siis Division 3 rank 2, millest on siis 2 megapäkki, 2 Rally Electron Burst päkki ja 2 Jumbo Primo Gold päkki. Võtame selle muidugi. Ning nagu näha, nagu näitasin teile videos, et Food Championsi lõpetasin ma 3-2. Jah, nii ta on. Saab ka 2 player pick'i, 1 Rare Gold päkki ja 2 Rare Mega päkki. Aga taaskord enne player pick'i avamist on teil uut Team of the Week'i, millel on siis paar staari. Ja keda ma siis väga sooviks on, siin ausalt on 4 mängijat umbes. 4-5 mängijat on Joe Gomez, Joshua Kimmich, Federico Valverde, Wilfred Zaha ja Paulinho. Aga nüüd me vaatame, mida need player pick'id toovad meile. Esimene 3-2 player pick. Come on. Lopez. Paulinho. Ma olen rahul, tegemist on hea kaardiga. Ja teine player pick. Ma teen pimesi, lähen hakka liikuma. Ings. Võtame kõige kõrgema reitingu Ingsi. Seekord saan rewardidest Joe Gomest, aga nagu iga nädal ei saagi loota neid asjade peale. Ja avame ära 9 pakki. Jumbo Primo Gold Pack esimesena. Tegemist on Untradeable'iga. Ole palun walkout. Keyboard vähemalt. See on Serbi. Äkki midagi veel pakis? Ei ole. Vähemalt saab oma klubi täita ära kõrgete reitingutega, mängijatega ja erinevate non-rirridega. Tegemist seekord ei ole isegi pordiga. Taka on Rare. Opsti. Rare Gold, Rare Megapäkid, Rare Electrum. Jah, võtame Rare Electrum, avame ennem Division Rivalsi rewardid. Walkout. Norm tavaline. Saaks Neuer. Ter Stegen. 90 rated viskamist ei tean. Ei ole. Inform Ter Stegen ei ole üldse paha. Martinez on mul on trade. Ei ole ka. Nüüd on mul 3 Martinez siin. Jep. Järgmine Rare Electrum Players Pack. Come on. Palun EA. Tegemist ei ole isegi pordiga. Ma nukutlesin vähemalt saab player raid klubisse. Areola. Malcui. Maregan on tradable. Jah, nii ta on. Ja viimased 2 Division Rivalsi rewardi päkki, megapäkid. Siis avame Rare Gold päkki ja siis on 2 Rare megapäkki. Kui oma megapäkid, olge head mul. See on Konne pallikaart. Ei ole ka. Nägin väga valesti. Arias. Arias, Lainer, Ramiro, Kudesi. No normaalselt mängijaid 1000 coin, neid Untradeable ka ikkagi. Kukarella läheb transferlisti, Ancelotti võib-olla maksab isegi. Ei maksa ta midagi, saab rohkem kui sellisest coin'e. Võtame Rare Gold päkki praegu ära juba. Siis jätame megapäkid alles. See on tradable, tegemist on pordiga. Nagu Inform. Jah, nii ta on. Inform 10 tonni vähemalt. Ei ole üldse paha, aga Son oli parem. Ja siit sai veel Serbi ja Giovinco. Aga nüüd siis 1 megapäkk, 2 Rare megapäkki. Võiks tulla ju midagi head. Walkout, megapäkk. Halloween. Touch. Dumfries.
Dumfries, natuke pettumust valmistab, aga vähemalt on kaart. Dumfries, Coat Lingard muidugi ja rohkem siin ei ole isegi. Romero on untradeable, läheb Kukstelli. No nii, 2 viimast Rare megapäkki. Mõlemad on tradable'id. Esimene on vähemalt Ford. Hispaania striker, ei, see on Iago Aspas, 84. Jah, nii ta on. Ta peaks olema meil untradeable klubis olemas, seega ta läheb transferlisti. Mkhitaryan, Gaminin, Lassini, Kujate, Malong ja Lasagne. Siin ongi Mario, päris palju saab neid mängijaid ikkagi, mis on minu arvates just hea. Viimane Rare megapäkk, come on, näitas lakk, mis oli eile, eelmine nädal, walkout, davai. Šešni, jah. Aga 87 või? See ei ole ka üldse paha. Ja rohkem siin ei ole palju, Šešni maksab, muidu ei maksa ta midagi, jätab klubisse alles. Hunter. Ja siin tuli nüüd Areola, Senio, Sahavi, Remiro ja Celta staadium tiim. Natuke möödus juba nendest rewardidest. Ja nagu te näete, siis on tiim ka muutunud ainult tegelikult ühe mängija võrra. Jätsin kõik samaks. Pope, Semedo, Gomez, Edermilita Momendi, vana kaitseliin juba. Tots väga hästi eelmise Viki liigis. Sama oli Allan Valverdega. Rashford ikkagi strikerina veel. Aga tõin tiimi juurde nüüd Lukas Moura 55 tonni eest, 56 tonni eest. Ja pinki muutsin ka natuke rohkem nüüd. Nüüd on mingil Anderson Taliska Scream SPC. Mul on siis tegelikult mul on 3 ründevahetust ja 3 kaitsevahetust. Nendeks on praegu Anderson Taliska, Mbappe ja Promes. Tulevikus on Mbappe asemel oleks Texeira ratavasti. Kaitses oleks siis Paulinho, Dumfries ja Hakimi. Aga enne kui selle video lõpetaks, ütlema teile ausalt, et te peate proovima ära Ousmane Dembele. Kes seda veel teinud ei ole, siis tegemist on väga fantastilise kaardiga. Suudab teha kõike lihtsalt. Parim kaart FIFAs minu arvates. Aga kui teile meeldis see video, jätke like ja suub ja tulge hüppake homme juba streamist läbi. Tšau!